Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere, te kuulate podcasti Loomaarst taskus. Minu nimi on Sirli Rajas ja me räägime täna Tiina Toometiga meie äsja ilmunud raamatust Kui koer. Tere, Tiina! Tere, aitäh Sirli, et kutsusid! Meil oli äsja just raamatu esitlus ja nüüd on ka see saadaval raamatupoodides. Ma tahtsin siia alustuseks veel tsiteerida Josh Billingsi lause, mis on meil siin raamatus kirjutatud. Koer on ainus olend maailmas, kes armastab sind rohkem kui iseennast. Tiina, kas sa arvad, et see on nii? Ära nutma mind. See on väga ilus lause ja selle tegelikult leidis meie toimetaja minu meelest, sest et me oleme nii hõivatud tavaliselt loomade tervisehädadega, et meil mõnikord sellised ilusad ja südamesse minevad asjad kuidagi ununevad ära, nii et selles mõttes see suur kummardus toimetajale, et ta selle ilusa lause meile siia ette niimoodi soovitas panna. See on tõesti väga ilus. Sest muidu raamat on ikkagi selline käsiraamat, selline asine tükk lugemiseks, eks ole ju, kuidas sulle tundub, mina vähemalt hindaksin seda niimoodi. Jaa, et tegelikult üks küsimus, mis mul sulle oli see, et kuidas sa kirjeldaksid seda raamatut, et kellele see on mõeldud ja mis me siit nagu saame? No ta on ikka koeraomaniku raamat, et vaevalt, et nüüd inimene, kellel koerte vastu mingit huvi ei ole, et ta peaks seda miskipärast lugema. Ja ta on tõesti nagu käsiraamatuna mõeldud sellepärast, et neid küsimusi, et miks mu koer teeb seda või teist, ma ei tea, pilgutab silma või hoiab pead viltu või noh, kui jumal, et lonkab, siis need tavaliselt ikkagi vajavad vastuseid. Ja kuigi ma olen siin mitu korda, kui on küsitud selle raamatu kohta öelnud, et seal raamatus võiks olla ka täiesti vabalt lihtsalt üks lause, mine arsti juurde, sest enamikel juhtudel ongi vaja arsti juurde minna, siis ma ise ikkagi väga loodan, et selle raamatu mõte on see ja see ka realiseerub, et inimesed märkaksid, kui loomadel või antud juhul koeral midagi viga on ja oskaksid õigel ajal pöörduda ja teaksid ka, kuhu pöörduda. Kuidas sinul see tunne oli, kui me seda raamatut kirjutasime? Jaa, ka ütleks, et selline käsiraamat, minu arust me tegime väga kasulikud peatükid siia, et mis võiks olla kodus olemas, apteegis nii-öelda loomadele ka ja mingitel puhkudel, mida sa saaksid siis nagu ise esmaabina kodus teha esimese asjana ära, enne kui peab siis arsti juurde pöörduma, et ka nagu need asjad väga tähtsad. Ja mida ma tahtsin tegelikult veel öelda, et panime siia väga palju ka enda kogemust sisse, et see ei ole ainult nii-öelda teaduskirjandusest võetud, vaid on ka meie kogemused, et mis päriselt jõuab kliinikusse, mis on tähtsam, mis võib-olla ei ole nii oluline, et see on päris minu arust nagu suur nagu point selles raamatus ka. Need juhtumid, mida me oleme elus tegelikult näinud, eks, ja tõesti see, et kui kiiresti peab reageerima ja siin on muidugi, ma olen väga tänulik sulle, sellepärast, et ma arvan, et sinu peas see järjekord, kui kiiresti peab reageerima, on võib-olla palju adekvaatsem kui minu peas, sellepärast, et Sirlist me siin ei olegi rääkinud, Sirli on ju ka loomulikult loomaarst, aga Sirli töötab Soomes esmaabikliinikus, mis tähendab ju seda, et sinu igapäeva elus on see järjekorra moodustumine ju pidev, et sulle võib-olla tuleb 3-5 patsienti korraga valvesse ja sa pead hindama nende kiire pealt vaatamisega, et selle võtan esimesena, sest muidu ta võib-olla sureb ära ja see patsient võib oodata natuke kauem või tulla hoopis homme, eks ole, et niisugused juhtumid on ju vist tavalised sinu elus. Ja väga tavaline. Ja tegelikult nõustamine ka, et just nagu loomaomanikud helistavad kliinikusse ja siis anname neile ka need nõuandeid, et seega, et kas tulla, mis sa saaksid teha, et seda saab tegelikult ka nagu helistades mingitel puhkudel. Ja mis on, Tiina, sinu arvates kõige olulisem sõnum siin raamatus? Mis sa arvad? Ma arvan, et kõige olulisem sõnum on ikkagi see, et märka ja reageeri. Ja siis ma juba tean, et sulle meeldib viimane peatükk, et kui me jõuame selle viimase väga kurva peatüki juurde, et siis suru oma ego alla
ja saa aru, et kui me enam looma aidata ei saa, siis meil ei ole õigus lasta tal kannatada. Ma arvan, et need on, et need ikkagi see, et ta ei kannataks ja et me märkaks. Ja see märkamine just ja väga tähtis, et kuidas märgata valu, mis on meil siin võimalikult hästi lahti seletatud minu arust. No valu ongi ju tegelikult selline asi, et tihtipeale inimesed ei taipa. Et noh, seda me kuuleme ju oma igapäevatöös, et oi, talle valust tal vist ei ole, ta ei nuta. No need, kes valust nutma hakkavad, see peab ikkagi väga ränk valu olema. See on siis kas selline äkiline terav valu, noh ütleme, teeb seljas nõksu ja karjatab, või siis mina mäletan seda aega, kui oli koerte katku, koerad said siis peaju põletiku ja siis sellega on kohutavad peavalud, siis need koerad lihtsalt ulgusid ja karjusid ja seal ei jäänudki midagi muud üle, kui nad magama panna. Et me ei tohi küll selle häälitsemise järgi kuidagi otsustada seda valu esinemist või mitte, eks ole ju. Ja siis Tiina on kirjutanud päris mitu raamatut, aga kas selle raamatu puhul, kui me seda kirjutasime, kas sa avastasid või õppisid enda kohta mingi uue külje või oli sinu jaoks mingi siuke koht, et seda ei olegi varem ette tulnud? Ma ei oska niimoodi öelda, sest et tegelikult sa saad ikkagi raamatut kirjutada sellest, mida sa tead, muidugi saab ka kirjutada kirjanduse baasil, et võib-olla kui me kirjutasime sellele raamatule eelnevat raamatut Kas kass koos Triin Kassiga, et siis oli neid üllatusi rohkem, sellepärast, et siis me tõesti kasutasime hästi palju kirjandust. Ja siis loedki ja saadki teada, et kass peab selleks, et elus püsida, ma enam peast ei mäleta, aga mingi 5-6 või isegi rohkem hiirt päevas ära sööma, kui tal midagi muud ei süüa ei ole. Ja üldse selliseid huvitavaid fakte ma leidsin siis palju, mida ma ei teadnud. Ja samamoodi ka siis seda eelmist raamatut, seda loomade söötmise raamatut kirjutades oli kuna ma ei tegele sellega igapäevaselt, siis oli hästi palju fakte, mida ma pidin kontrollima ja otsima, siis võib-olla see raamat, kui sa ütlesid, oligi meie ikkagi hästi palju kogemuse baasil ja mida me siis lihtsalt natuke üle kontrollisime, kas siis kirjandusest või siis oma kolleegidelt küsides siinkohas sügav kummardus neile, kes viitsisid meie poolikuid tekste lugeda ja parandusi teha. Aga mul ei ole ei tule vist ette, et ma oleks milleski väga üllatunud. No vanasti oli tõesti see, et kui me rääkisime loomade oksendamisest ja kõhulahtusest, siis neid kästi söömata hoida mingi 2 päeva ja tänapäeval see on minu meelest ümber lükatud, et sellega ma pean harjuma, et ma vale juttu ei räägiks. No ajas muutuvad. Ja teadmised. Ehkki ma saan aru jälle, et kui meil on ägedalt oksendav loom, et siis nii kaua kuni ta oksendab, me ei saa talle midagi suu kaudu anda. Aga lihtsalt, et nüüd juba lubatakse, nii kui see oksendamine on lõppenud, nii lubatakse juba natukene mingit kergesti seeduvat toitu. Mis see kergesti seeduv, ma just mõtlen, kui mina ikka soovitan endiselt sellist riisitummi. Sama. Ikka sama, et eks ole. Ilma maitseaineteta, ilma rasvata kana, et mingi kanarind või see kanaliha. Ja siis hästi peeneks sakitud, eks ole. Või siis lihtsalt puljongid sellest keeta esimesena. Et jah, samad. Ja siis praegu on muidugi hästi palju saada ka ravitoite valmis kujul. Juba spetstoite. Aga muidu see on jah samaks jäänud. Minu jaoks muidugi oli selle raamatu kokkupanemine, kirjutamine täiesti uudne kogemus, et väga huvitav projekt niimoodi nullist, siis lõpuks selleni, kui see on siin kaante vahel, et kõik need etapid läbi teha, et mitte ainult see teadmised, kogemused, aga ka see kõik need pildid, kuidas need kujundused, kõik asjad kokku, et ülesehitus ja mida rõhutada ja mis on tähtis ja see, selle üle meil läks ikka päris pikalt aega ja muidugi jälle ka aitäh toimetajale, et ta kannatas meid ja kujundajale, siis me ikka viimasel minutil tahtsime mingid lõiku tõsta sinna ja seda ära jätta ja seda teha punaseks ja seda teha teist värvi ja et nad olid väga, väga vastutulelikud, et mulle tundub, et see sai päris meie nägu, et nii nagu me tahtsime, eks ole. Sai küll ja ilus ka minu arust, ilus raamat. Kui rääkida sinu varasematest raamatutest, mis sa välja oled andnud, tahtsin rääkida seda lugu, kui ma olin vist esimesel või teisel kursusel, kui sul tuli see loomaarsti lood
Loomalood. Loomalood. Jah. Siis mu vanaema oli suur lugeja ja laenutas selle raamatukogust ja siis läksin üks päev tema juurde, siis ta näitas mulle seda, et see on Tiina Toometi raamat, et mis asja need loomaarstid kõik peavad oma elus läbi tegema. Ja siis mulle tõesti, selles mõttes ma ei teadnud veel midagi sellest elust, et oli siuke kokkupuude selle raamatuga, et nii äge, et ma siin istun praegu. Et kui meil teisipäeval oli raamatu esitlus, siis sealt tuli publiku hulgast välja selline soov, et võiks kirjutadagi ka selliseid loomaarsti lugusid, a la mingi Eesti Heriot, ma sain aru ja siis võib-olla ongi jälle aeg, sellepärast, et see loomalugude raamat ilmus ju ikka väga ammu, see oli mingi 2008 äkki. Vist oli ja ma veel vaatasin eile järgi seda. Et võib-olla ja lugusid on ju tekkinud ju uusi ja kolleege, kellel on uusi lugusid, et võib-olla peaks hakkama mingi nagu vanasti käisid need rahvaluulekogujad käisid mööda Eestit ringi, et me peaks hakkama kolleege mööda käima ja lugusid korjama, sest neid on tõesti väga huvitavaid ja kui leiduks lugejaid, siis miks ka mitte, aga ma ei anna mingeid lubadusi siin praegu, ärge üldse mõelgegi. Aga mis sa arvad, kas sellele Kui koer raamatule võiks tulla ka mitte nagu järg, aga midagi sarnast? No tegelikult see mõlgus juba peas kohe, kui me hakkasime seda Varrakuga planeerima, siis ma ütlesin siis kohe, et meil ei mahu siia sisse kõik need käitumisalased probleemid. Et siin on tõesti puhas tervis, aga inimestel on väga palju küsimusi, kui koer augub, kui koer jälitab ratturit, kui koer, ma ei tea, valvab konti, kõik võimalikud, ei ole üksi kodus. Et tegelikult ma arvan, et neid käitumise teemasid on täpselt sama palju raamatujagu ja kui mitte rohkem isegi. Kui mitte rohkem tõesti. Et tegelikult võib-olla on seda millalgi vaja, jah. Miks ka mitte? Sama mõte, kuigi tundub isegi keerulisem teema, mida avada, sest siin on jälle õnneks häid kolleege, kellega saab koostööd teha, kui see asi läheb nagu päris tegemiseks. Ma tahtsin veel sinu nendest eelmistest raamatutest rääkida. Nii. Kas sul on oma lemmika, mis sa oled välja andnud? Ma ise võib-olla arvan, et mul lemmik on Elust koera ja kassiga, mis oli siis teine raamat ja seal on võib-olla sellepärast, et seal on minu eelmised loomad, keda mul enam ei ole, on nagu väga tugevalt sees ja kui ma nende peale mõtlen, siis alati läheb süda soojaks, et äkki see võiks olla, mis mul on kõik nagu kõige hingelähedasem, aga kõik lapsed on armsad ju, et ei saa tegelikult väga ühtegi esile tõsta. Söötmisraamat oli kõige raskem, et kui ma tagajärgi mõtlen, siis ma võtsin endale liiga suur ampsu, aga tänu sellele ma pidin hästi palju lugema, mind paljud kolleegid aitasid, kes selle asjaga kursis on ja lõpptulemus ei olegi võib-olla paha, aga näiteks mina ei oska küll toortoiduretsepti anda kellelegi, hoolimata sellest, et ma aasta aega tegelesin igasuguste materjalide läbitöötamisega söötmise alal, nii et jah, see oli võib-olla keeruline, aga jälle kõige rohkem mulle uut informatsiooni andev oli see tegelikult. Kõige õpetlikum ka. Just, jah. Rääkides siis koertest või sellest raamatust, mida me siin alguses võib-olla ka natuke avame, aga mis sinu arvates on kõige suurem või siuke müüt, mida koeraomanikud usuvad, et mida räägitakse, aga mis tegelikult ei ole siis tõsi? No minu meelest kõige jaburam müüt on ikkagi see, et kui tõukoer on ühe korra jooksnud krantsiga, et siis edaspidi sünnivad ka krantskutsikad, aga mulle tundub, et äkki see hakkab juba nagu ära kaduma, et inimesed ei saa nii rumalad olla, et nad kujutavad ette, et siis ühest paaritusest spermatosoidid jäävad kuskile nurga taha passima ja siis järgmise paarituse ajal ilmuvad äkki vupsti välja. Et see tundub mulle nagu kõige jaburam, aga kõige halvem müüt on see, et loom peab saama tingimata ühe pesakonna, seda me näeme siis selle kutsikate üleproduktsiooni puhul, eriti kasside puhul, et kui sa minu meelest ei suuda oma looma hoida, nii et ta ei paarituks, sest kui su loom paaritub, siis sa oled kasvataja, siis sa oled nii-öelda breeder juba, eks ole, tahad sa see breeder olla koos kõigi kohustustega, ehk siis see on kõige halvem müüt ja kõige sagedamini kohatav müüt, sest ma teen kutsikate eelkooli ja mul käivad kutsikad, on see, et koer ei tohi trepist käia.
Seda ma pole kuulnud. Kuulnudki või? Ei ole kuulnud. Ime, et su koerad sellised väiksed kõverad jalad on. Kõrval öeldes tal on Jack Russell, ei saagi teistsugused olla. Jaa, nagu mingite koerte kohta olen, mingite tõugude kohta, aga lihtsalt, et koer ei no mitte koer, ma ei mõtle ka, Jack Russell vudibki nagu ta vudib, aga ikka suure tõu, on ta mul ala lõpmata seal kutsika koolis ja nii mures ja tassivad oma koeri trepist üles ja alla ja see on vanast ajast, ma mäletan, kui inimesed vedasid oma Kaukaasia lambakoeri, ma ei tea, 6. elukuuni 5. korrusele, et see ei ole, nagu seal ei ole tagapõhja. Loomulikult ma ei lase kutsikal joosta trepist üles alla, ta võib kukkuda ja viga teha endale sellega, aga see, et ta ei tohiks paar korda päevas tipa-tapa rahulikult trepist üles ja alla käia, kui ta juba oskab ja saab. Seal ei ole mingit aluspõhja, aga see on suhteliselt visalt levinud. No ja siis see müüt, et koera nina, kui see on, ma ei tea, soe, siis tal on palavik, kui see on niiske, siis ta on haige. Ei, kui on niiske ja külm, siis on terve. Siis on terve. Ja see tähendab seda, et meil võib olla niiske ja külma ninaga koer, kes hakkab kohe ära surema ja omanik usub seda nina juttu ja ei viideta arsti juurde. Et see on ka üks müüt. See on nagu hästi levinud minu arust, sest minu praktikas, kui tulevad omanikud ja ütlevad sama asja, et ma katsusin tal nina või ma vaatasin, et see oli nagu okei, aga tegelikult ei ole okei. Ja väga paljude haiguste puhul meil ei tõuse palavik. Et ega see ka ei ole mingi näitaja, et isegi kui see oleks hea indikaator, et tõesti külm nina tähendab seda, et palavikku ei ole, siis mis see nagu suures plaanis meid aitab, tal ei ole palavikku, aga ta on ikkagi paha olla, ta tuleb iga arsti juurde viia, eks ole, nii et seda nina ei maksa küll nüüd uskuda tõesti. Et huvitavad sellised müüdid. Aga kui sa saaksid koera omanikule anda ühe olulise nõuande, siis milline see oleks? Ära muretse. Nii palju. Jah, ja see nii palju muidugi kõlab hästi, sest et nagu ma ütlen, et ära muretse üldse, siis võib juhtuda jälle, et ta ei märka seda valu ja seda halba olekut ja kõike. Et eks see ongi niimoodi, et maailm ongi enamus inimesi ja loomi on seal kusagil keskel ja siis on äärmused, eks ole, see on need, kes ei hooli ja kes kahjuks ka ei loe meie raamatut ja kelle loomadel ei ole sellest mingit kasu ja siis on suur hulk inimesi, keda me loodame selle raamatuga kõnetada ja siis on osa inimesi, kellele ma hea meelega seda raamatut üldse ei müüks, sellepärast et kui nad on hüpohondrikud oma looma suhtes, siis nad hakkavad ju seda lugema ja leiavad kõik tõved üles ja mitte, et ma mõnes mõttes see võiks ju tore olla, et loomaarsti juurde rohkem tullakse, aga kuna teades, et loomaarsti juurde on niigi raske saada ja pikad järjekorrad, et siis ei ole hea, kui seda loomaarsti ooteruumi ummistavad inimesed, kelle loomadel tegelikult ei ole suurt häda, pluss veel see, et ega see loomaarsti juurde tulek ei ole koeral kerge. Et eriti kui ta ei ole harjunud selle kliiniku õhkonnaga, seal on ikkagi sellised meile hoomamatud, ma arvan, mingid hirmu ja õuduse lõhnad üleval ja see on raske katsumus neile sinna kliinikusse tulla. Ja kui me nüüd siis räägime sellest hüpohondrikust omanikust, siis ta on nii pabistaja tüüp, eks ole, ja me ju teame, kuidas inimese stress kandub loomale üle, et siis endel loomadel on veel omakorda 2 korda raskem tulla siis, eks ole, sest omanik on ka hirmus murelik. Nii et minule tundub küll, et mida rahulikum on inimene ja mida adekvaatsemalt ta suudab ma looma olukorda hinnata, meie raamat siis tuleb appi sinu juures teile, eks ole, et seda õnnelikum on nende loomade elu, et nendega tegeletakse just paras jagu ja neid ei panda nagu ülemäärase surve alla, sest need inimesed, kes nagu liiga palju muretsevad, nad tegelikult minu meelest nagu oma selle murega natuke nagu survestavad neid loomi. Samas ma ei saa neile seda ette heita, nad on lihtsalt sellised inimesed, ega ma ei saa ka öelda, et ära ole selline, eks ole, et inimene on lihtsalt selline, nagu ta on, aga võib-olla siis tuleb kellegiga rääkida, kas või siis ka mõne loomast hästi arusaava persooniga, kes aitaks neid natukene. Sest seda, et koer tunneb ennast halvasti sellepärast, et inimene muretseb, seda tegelikult esineb küll. Ja ma just tahtsin sama öelda, et kui sa ütlesid, et koera jaoks on see stress kliinikusse tulemine, siis see on omaniku jaoks ka ja see kõik võimendub kõik koos ja tegelikult ma olen päris palju tegelikult näinud neid näiteks sünnitavaid või poegivaid
koera omanik või koerte omanikke siis, kes nii muretsevad üle, et nad, kuigi tegelikult koeral on vaja rahu, vaikust, seda oma pesa, ja nad lihtsalt nii muretsevad, et kõik läheb halvasti, et siis nad kogu aeg nagu tulevadki nendega liiga vara kliinikusse, veavad neid, tekitavad lisastressi ja siis ongi selline võimendunud pall sõnaga. Et jah, see võimendub küll. Mina käisin ühe oma sõbranna juures, kes nii palus, et tema ei julge olla üksinda, kui koer poegib, et ma tingimata tuleks kohale ja ma mõtlesin, mis seal ikka, et eks ma võin ju seal istuda tema juures, aga istusin tükk aega ja koer ei näidanud, tal oli ikkagi aeg käes küll põhimõtteliselt enam-vähem, koer ei näidanud mingisuguseid poegimise märke, nii kui ma ära läksin, nii tuli esimene kutsikas ja lihtsalt ootas, et see võõras tädi lahkuks, et ta saaks rahulikult oma sünnitusega peale hakata. Nii et jah, selliseid asju on, aga siinjuures ma jälle pean ütlema, et need kutsikad ja osad neist on juba väga vanadeks koerteks saanud, kes hakkasid käima mul seal kutsikate eelkoolis, esimesed grupid olid 2013, mis tähendab seda, et need koerad on juba üle 10 aasta vanad, et nendel on väga kerge kliinikusse tulla, sest nende esimesed kogemused kliinikuga on olnud ülitoredad. Seal ongi 2 asja, kas nad istuvad omaniku kõrval ja omanik söödab neile maiustusi siis tund aega, kuni nad siis kuulavad siis selle loomaarsti juttu kutsikakasvatusest või siis on neil 2 viimast tundi, kus nad saavad sõpradega mängida ja seetõttu on nende kogemus kliinikuga nagu hästi tore. Ja kutsikate eelkool kindlasti minu arust kohustuslik suhteliselt või jutumärkides on kohustuslik uutele kutsikatele nii-öelda, et väga palju aitab, et ma olen mujal ka maailmas, näiteks Austraalias, kui ma töötasin, siis seal oli ka väga suur siuke nagu poliitika, et need, kes käisid, neil kuidagi tekkis kohe nagu parem sida selle kliinikuga nii-öelda, ma tean, et sina, Tiina, oled ka alati rääkinud sellest perearstist, et ühel koera omanikul või koeral võiks siis olla nii-öelda see arst, kes on nagu perearstina. Perekliinik või ütleme, eks ole, võib-olla kliinikus on paar arsti, aga et tal oleks ikka tõesti võimalus igale, kui pöörduda igal hetkel, see on just nii tähtis. Et või see number salvestatud või siis need eelmised andmed kuidagi olemas, et siis see kutsikate eelkool on ülihea sinna ette teha koerale. See kutsikate eelkooli idee tuligi Austraaliast, et tegelikult kolleeg Kersti Seksel, kes selle seal Austraalias kunagi ellu viis ja siis see levis hästi palju edasi Ameerikasse ja Inglismaale teistesse maadesse, et siis Kersti 10 aastat tagasi käis meid siin õpetamas ja siis me hakkasime tema õpetuse järgi seda tegema, sest ta tegelikult sundis mind. Miks sa ei tee ja mina sel hetkel ei julgenud, see on ka üks müüt jälle, millest oleks võinud rääkida, sest et ma olin kindel, et ükski kasvataja ei saada oma 8-nädalast kutsikat sinna kooli, et nad ju kartsid nakkust nii hirmsasti. Ja ega ma ise ka natuke pelgasin, et kuidas ma kutsun sellise poolikult vaktsineeritud kutsika, teinekord 8-nädalane polegi vaktsineeritud, veel me võime ka 12-nädalaselt alustada vaktsineerimist. Et kuidas ta tuleb siis sinna kliinikusse, mis on ju selline, ettekujutus on see, et see on kohutav nakkusepesa. Ja siis ütles Kersti mulle, et kas sa tead, et statistika ütleb seda, et alla 2-aastased koerad pigem pannakse magama statistika järgi, kui et nad surevad nakkushaiguste, traumade ja mingi 3. asi oli veel, käitumisprobleemide tõttu. Et nad on sotsialiseerimata. Et kui me räägime nagu ohust elule, siis meil selle nakkuse, tegelikult ka ei Soomes ega Eestis meil võib olla üksikuid neid katkujuhtumeid väga harva, mina näiteks pole näinud alates aastast 96 ühtegi katku, üksikud parvod, mis tähendab seda, et see, et kutsikas saaks kliinikust nakkuse on nagu väga väike tõenäosus, aga see, et ta ei oska ühiskonnas hakkama saada, see on väga suur oht. Ja ma täna lugesin hästi huvitavat artiklit, ma pärast peaks sulle näitama, vabandust, ma lugejale ei saanud öelda seda autorit, aga see räägiti sellest, kuidas koeral on uus nagu kohanemislaine, et kunagi, eks ole, nagu nad tulid inimeste juurde, see oli siis nagu kohanemine inimese kooseluga, siis nad kohanesid täitma erinevaid funktsioone, nad olid ju, eks ole, kas valvekoerad või karjakoerad või mis iganes, et ega siis väga vähe peeti siin mingi 100-200 aastat tagasi koera lihtsalt niisama, kuningas Charles võib-olla, eks ole, pidas või kuningas Louis 14, aga muidu tal oli nagu mingi funktsioon ja nüüd me tahame, et koerad oleksid lemmikud ja lamaksid meie kõrval diivanil ja nüüd see koer peab jälle ümber kohanema ja see ei ole neile väga lihtne, et me võiksime neid aidata.
ikka tuleb kirjutada see raamatist. Külmavärinad praegu, sest ma tundsin selle nii ära, selle kuidagi ise koeraomanikuna olles ka see, et ma tahan ju, et mu koer oleks rahulikult, kuigi tegelikult tal on kõik need instinktid ja ta tahaks tegelikult hoopis mingeid muid asju teha. Et aga kas sa tead Eestis veel mõnda kohta, kus on kutsikate eelkool või mis on seotud midagi kliinikuga? Või kas on üldse Eestis, sest mina ei ole kuulnud? Minu meelest mingi aeg tehti Pärnus ja mingi aeg tehti Viljandis, aga ma ei ole päris kindel. Ja siis ma tean kindlasti, et Tartus tehakse, Kristiina Mägi teeb, aga ta ei tee ka vist kliinikus. Et kui päris aus olla, siis ma jään vastuse võlgu praegu, et ma ei teagi. Aga ei oska öelda, ma tean, et neid nagu kutsikakoole vist on küll, aga just see, mis oleks niimoodi kliinikuga või eelkool. Seda ei tea. Seda eelkooli vist praegu, mulle tundub ka, et kliinikuga seotud eelkooli vist ei ole. Tahtsin küsida sinu käest ühe sükse suure küsimuse. Mis on kõige nagu tähtsam asi sinu jaoks, mida koerad on sulle õpetanud? Tead, koerad õpetasid mind lapsi kasvatama. Mul olid ju enne koerad ja ma ütlen kõigile alati, et minu lapsed on kõik kasvatatud nagu koerad. Ja sa tunned neid, et polegi väga halvasti välja tulnud, eks ole ju. Ehk siis, et keelame hästi vähe. Aga kui on keelatud, siis ongi keelatud. Aga mitte nii, et sa kui koerale sa ütled ei, ja siis ta tegelikult ei kuula, siis sa mõtled hää küll, et pole vahet. Et kui on ei, siis ongi ei. Kusjuures lastega sa saad veel ka läbi rääkida. Ma olen küll öelnud siis mõnel hetkel, et kuule, okei, et sul on võib-olla õigus, et sa võidki seda asja teha, kui mingitel tingimustel. Koertega me niimoodi läbi rääkida ei saa, seetõttu me peame nagu väga läbi mõtlema, mis hetkel me seda ei ütleme. Sest kui ei on öeldud, siis ei on ei. Mul peab olema siis nagu plaan B, et kui ta seda eile ei allu, et mis ma siis teen. Ja kuna ma seda koertega olin nagu läbi elanud, siis ma sain, et lastega on mõistlik ka nii teha, et sa ei keela ja käsi neid hirmus palju. Laste puhul oli see, et keelatud on see, mis on eluohtlik ja mis on inetu. Naabritädil ei tohi keelt näidata ja öelda, et sa oled nõmemutt, eks ole ju, siis see on inetu. Koerale isegi see variant kaob ära. Koera puhul ongi keelatud see, mis on eluohtlik. Et see, mulle tundub, et mind on koerad õpetanud lastega käituma. Nii, aga mina vastaks vist sellele küsimusele nii, et koerad on õpetanud mulle elama hetkes. See on ka väga hea point. Nagu kohal hetkes, sest nüüd, kui ma ei tea, võib-olla mõned aastad tagasi, kui Tartus käisin oma koeraga jalutamas, siis tahtis vahepeal istuda ja vaadata jõge. Muidugi, Ja siis aga minu jaoks on see nagu tükitöö, et mina tahan selle ringi ära teha temaga. Ja siis mul oli nagu mingi hetk, ma sain aru nagu sellest, et siis vaatan ka nagu. Et nagu, aga hästi paljude teiste asjadega samamoodi, et sina, Tiina, rääkisid ka seda, et kuidas just valu teemal, et koerad elavad nii hetkes, et just, et me ei saa nagu mõelda, et koer mõtleb nüüd, mis ta 3 päeva pärast tunneb, et tegelikult kui tal on valus, siis tal on praegu valus. Et näiteks see sama asi, aga väga paljude teiste situatsioonidega ka, et kuidagi lihtsalt nagu hetkes rohkem. Kui nüüd võiksin veel natuke koera advokaat olla, siis natuke sellest sinu jalutamise teemast rääkida, siis minust on nüüd saanud see, kes vahib neid loomi tänaval rohkem, aga ilmselt ka võib-olla sellepärast, et ma ei tee igapäevaselt tööd, vaata muidu saad oma koerte portsjoni seal töö juures kätte ja mina ei saa ja siis ma vaatan neid tänaval. Ja mul on nii kahju vahetevahel, kui ma näen, et inimene on läinud loomaga jalutama ja kohusetundlik, tubli jalutab, aga see jalutuskäik tähendab seda, et see koer lihtsalt vudib ta kõrval. Aga kui me mõtleme, mis tähendab jalutuskäik koera jaoks, siis see tähendab uut informatsiooni, see tähendab nuusutamist. See tähendab seda, et tal ongi, peab olema aega nuusutada seda kohta, tal peabki olema aega jõge vaadata, tal peab olema see oma aeg ka. Mitte, et me ei võiks korralikult ka kõrvalkäiku harjutada, aga see terve jalutuskäik ei saa olla niimoodi, et nii, pool tundi, läheme siit sinna ja koer lihtsalt vudib, hea, kui lastakse jalga tõsta või pissida, eks ju. Et ma olen viimasel ajal teinud niimoodi, et ma vaatan isegi uksest välja minnes, kummale poole mu koer läheb. Mul täitsa ükskõik ju, ausalt öeldes. Ja ma lähen siis sinna, kuhu tema tahab minna.
ja nüüd viimane kord, no ta niimoodi nuusutas, ta vahel ei nuusuta üldse, viimane kord oli niisugune tunne, nagu oleks mingisugune, ma ei tea, mis oleks seal toimunud, mingi koerte rongkäik oleks mööda läinud, ta niimoodi nuusutas ja siis on see tema jalutuskäikuga korda läinud. See ei ole sammude arv, see on ikkagi nagu see, mis informatsiooni ta sellel jalutuskäigul saab, eks ole ju. Jaa. No vot, koerte kaitseks on nüüd kõvasti sõna võetud, eks ole ju? Koerte kaitseks, jah. Et eks me seda oma raamatuga ka ju tahtsime teha, et kaitsta koeri nende kõikvõimalike haiguste ja hädade eest või siis aidata neil sellest siis üle saada, kui võimalik ja tõesti ikkagi veel, et kuna koer ise ei loe seda raamatut, siis loeks omanik ja oskaks tähelepanu pöörata kõigil nendele asjadele. Minu arust on see raamat väga selline nagu võiks tulla uue koeraga kaasa. Minu arust oleks täiega äge, kui see, ma ei tea, kas kingitusena või kuidagi lihtsalt, kui sa võtad koera või siis juba tegelikult ka olemasolevad omanikud, aga lihtsalt sa saad siit sellist esmast infot kätte, et muidugi mitte lõpuni, et lõpuks ikkagist ju peab arsti juurde minema, kui on mingi tõsisem asi, aga just sellised esmased küsimused, mida meilt loomaarstidelt väga palju niisama ka küsitakse. Ja tänapäeval inimesed ei saa enam loomaarsti käest ka väga palju otse küsida, ma ei tea, kuidas sul see Soomes on, aga meil on ikkagi ka niimoodi, kuna arstidel on tõesti nii palju tööd, ma ei saa üldse ühtegi arsti süüdistada, et miks ta ei vestle inimesega telefonis, neil on nii palju tööd, et nad ei saa vastata telefoni teel. Et telefoni teel vastavad registraatorid nii palju, kui nad jõuavad ja muidugi registraatoril võiks selle vastamise juures ka sellest raamatust palju abi olla, et kui on selline algaja registraator, kellel on natukene vaja veel neid teadmisi, oksendab, mis ma talle ütlen või oi, ta pissib palju, mis ma ütlen sellele omanikule, eks. Et aga tõesti, et inimesed ei saa enam oma loomaarsti väga hästi kätte, et nii on. Ega me ei saa oma perearsti ka hirmus hästi kätte, eks ole ju. Et seal on, neil on lihtsalt natukene teistmoodi see muutunud see olukord. Tegelikult meil ka ikkagist Soomes hetkel ei räägi tegelikult väga palju omanikuga, kui ei ole just mingi patsient, kes on käinud, kelle ravi on pooleli. No ja siis muidugi, et jah, selles mõttes ikkagi abilised annavad sellise esmase informatsiooni ja siis kui vaja, siis saab nagu tagasi helistada, aga jah. No võt niimoodi on siis see meie jutuajamine sinuga, aga igatahes oli väga tore sinuga koos seda raamatut kirjutada. Jaa, täiega tore projekt. Ja loodame, et siis lugejad leiavad selle ka raamatupoodidest üles. Minge ostke kõik. Raamat. Aitäh. Aitäh. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.